Tere õhtust! Uudised kolmapäeval 31. detsembril. Seoses asjaoluga, et Soomes on sündimus langenud ning Eestis raha otsakorral, on parlament koostanud uue kokkuleppe suure venna Soomega, kes taaskord tõttab appi. Ajalooliselt on Soome vastu võtnud hulgaliselt Kalevipoegasid. Nüüd on Kalevi lastekord. Projektiga on liitunud uue nime saanud postiteenus e-Onar ning Soome-Eesti vaheline e-juhe Kasooniputki. Eesotsas E-Rõivase ning E-Stupiga. Tere Pets! Oleme kuulnud projektist nimega Kasooniputki, et palun seletage lahti see, et ikkagi mis võimalusi see maksumaksjale kaasa toob? Tervist! No neid võimalusi on seal palju, et esiteks riik vabaneb lastetoetuste maksmisest, saame hakata lapsi Soomes muugeldama, Eesti emad saavad vabamalt hingata, sest mis sa selle 19 euroga siin kuus teed? Palun öelge, kas riigieelarvesse ka ikka midagi kukub? No ikka tilgub, jah. Et seal on võimalusi mitmeid. Et lapsed saadavad vanematele raha Eesti tagasi, Eesti ettevõtlus võidab sellest, riik võidab. Aga palun öelge, kuidas see laste smuugeldamine ikkagi välja näeb? No vaat siin on väga raske seda sulle koha peal seletada. Läheme paiga peale, sa näed. Selge, sõidame. No nii, Pets, nüüd me oleme selle kurikuulsa Kasooniputki lähedal ja äkki nüüd räägid vähemalt lahti, mis siin nagu toimuma hakkab praegu? No jah, siin see meie vastvalminud Kasooniputki ongi nüüd ja vaatame siis, mis seal sees toimub, on liikumist näha või? No nii, oi! Näed, ja tulevad esimesed. No poiss, tule! Tuleb välja! Tule! No esimene poiss on väljas siis. On väljas ja meil on ka kohe talle tööriistad anda. No nii. Et tule ole siin kõrval, kohe läheme auto peale, et vaatame, kas on midagi veel. No nii, ja see on juba suurem pirakas. Kas see on täitsa kinni jäänud sinna või? No projekteerija on siin nüüd küll mingi kala pannud. Saame selle... Meil on ka sellele väikene lahendus. No nii. Tule vaata, mis siin on. Pirakas poiss on see ikka. See on korralik töömees. Tule. See on nii suur poiss, see läheb kohe ehituse peale. Jah. Tööle, ei ole siin midagi. Siin on tööle. Läheme nüüd auto peale ja siis see on siin. Selge. Täname, Peeter. Lähme, ei ole siin aega enam. Aitäh Sotsi Petsile ja järgmiseks on meil telefoniühendus Kimmo Tšontiga. Kimmo, kas sa kuuled mind? Hallo, Kimmo! Hallo! Tere! Oleme hetkel liitunud uuden projektiga, et abistada siiski lähedasemaid naapureid. Eeldame, et uuden Viro lapsed on tulevaisuuden koristajad ja ehitajad neil. Työkätästä on meil täällä paljon puhuttu, mutta eestlasi eelistame nende väga hea keeleoskuse ja työkkuse pärast. Idanaapureiden kanssa on olnud veidi keerulisem olnud. Need juo paljon ja sitten muistamme nende ja nemad meidän kieltä. Mutta Viron lapset, ne tulevat jopa väiksänä yli, niin saa niitä opettaa. Ja ehkä teevät ka niin otavat työt kuin niiden isät ja emät. Kiitos. Aitäh Kimmole selle meeldiva intervjuu eest. Ja vana aasta viimased lühiuudised lõpetame ilmateatega ja ilmateate toob teieni Ilmamees. Tere õhtust kõigile! Selle aasta viimane ilm tuleb väga päiksepaisteline, mis on positiivne kindlasti, aga õhtupoole hakkab tulema taevast vett. Ja idasuunast hakkavad lähenema Venemaalt suured lennukisuuruse helbed, mis tulevad Baltimaade suunas. Sina, rannalõvi, kurat, said just tulema, tule ära, teine oma palga välja ja tänast lõppu.